6. käik. Konnichiwa. Lõppes meil reedene rallipäev Jaapanist, kus siis selguvad tänavused autoralli maailmameistrid. Oli üks selline küll öine päevade seest väga põnev päev, et mina ärkasin kell 6 hommikul, millal sina, Roland Poo, matšid siis rallit jälgimas olid läbi öö üleval. Tere ja head lõunat minu poolt ka. Mina tegin sellist trikki, et ma vaatasin SS2 ikkagi öösel ära ja kella 2 läksin magama ja hommikul siis umbes 7 vaatasin seal järgi natuke asju ja siis juba ju saigi vaadata ka 6. ja 7. katset. Jah, et võtame siis, loeme siis ette või päeva õhtuse järjestuse, kes siis ei tea, ja siis võtame ükshaaval ette, mis juhtunud on. Juhib Ott Tänak, temast 20 sekundi kaugusel on Elfin Evans, siis saab selline 2-minutiline vahe on Adrien Fourmaux, Takamoto Ratsuta, keda lahutab 0,1 sekundit, siis nendest 20 sekundi kaugusel on Sébastien Ogier ja siis teeme suure hüppe ja 15. kohalt leiame Thierry Neuville'i. Neuvillil siis kaotust 7:40. Mõtlesime, et kuidas see, et ei oleks selline segane soperdamine, et kuidas siin kõige parem oleks seda saadet teha. Fikseerime tegelikult kiirelt ju selle ära, et Ruus püüab seal Ott Tänakut, et kui ta saab Tänaku kätte, siis ta annab märku ja tuleb ka saatesse, kui ei jõua, siis loete tema kuulsaid kommentaare. Aga lähme siis MM arvestuse järjestuses, et Thierry Neuville enne rallit 225 punkti ja Ott Tänak 200, need numbrid on meil peas, see tähendab, Neuville pidi lihtsalt tulema läbi selle päeva rahulikult punkti kohal, et seal 5. koht on okei, on 6. koht okei, aga kohta 15. Auto on pekkis. Oled sa aru saanud, mis on see? Seal kommentaatorid välismaised ütlevad, et tõenäoliselt on turbopekkis. Kas sulle tundub sama? Ja, ütleme, et tehti asi põnevaks kohe. Ülipõnevaks asi tehti meil ja seal ei ole nagu liiga palju, et auto sõidab, aga auto sõidab safe mode'is, road mode'i peal ainult. Ehk siis tõenäoliselt see saab olla turbo, mingit mehaanilist vigastust seal ju ei ole. Ja kui oleks mootori probleemid, siis me ei näeks sellist ilusti road mode'is sõitvat autot, mis tegelikult ei puperda ega ei tee midagi, lihtsalt ei lähe pöördesse ja nii-öelda kuidas siis, ongi plokk peal, mingisugusest pöördest edasi auto ei lähe enam. Kui ohtlik sellise masinaga sõita? Laias laastus, eks ole, võib-olla oleks seal Mikkelsen sõitnud, võib-olla oleks kuskil tulnud see kaalutus ka, et äkki selle auto lõhub täitsa ära. Kas on see oht olemas, et selle autoga võib-olla oleks teistes asjaoludes kasulikum olnud tee äärde jääda või pigem seda ohtu ei ole, et sa midagi täiesti seal ribadeks tõmbad? Ega otsest ohtu ei ole, aga ega ma arvan ka ilma turbota liiga hea ei ole sõita, aga üldiselt seal pigem mingit ohtu selles mõttes ei ole. Kas oleks mõistlik mingites muudes oludes jätta auto seisma ja lõpetada päev? Tõenäoliselt isegi võib-olla oleks, et kui sa näed ikkagi, et sul kaotust ei tule, siin nüüd oleneb muidugi, et mitu katset on sõita, et selle järgi pigem hakkad vaatama, et kuna nii palju katseid oli sõita, katkestamise korral ju 10 minutit per katse saaks trahvi, siis ilmselgelt nendes oludes ei olnud seda mõistlik teha. Kaotus, nagu sa ütlesid, tuli ligi 8 minutit. Ligi 8 minutit. Tegelikult suurusjärk oleks, pea üks katse oleks nii-öelda trahviminutitega. Mis see on kõige olulisem? Hakkame virtuaalselt laupäevas. See meeldib meile kõige rohkem praegu. Virtuaalselt Ott Tänak liidrina 18 punkti, virtuaalselt Thierry Neuville 0, mis tähendab, et vahe justkui on ainult 7 enne pühapäevale vastu minetud. Kui see reaalselt nii läheb, siis me saaks ikka mingi haige pühapäeva. Mis on miinus, et Neuville'i puhul, meie vaates miinus, et Neuville tegelikult see kaotus võib tunduda küll jõhker, aga kui me hakkame vaatama siin vahet Pajariga, 10. koht, Hiroti Arai on temast, mis ta ütleb, ma ütlen väga suured need, et 2 minutit on Hiroti, siis 3 minutit on Pajari ja Trajasin on 4 minutit, see on väga suured suurusjärgud. Homme on sõita 100 kilomeetrit, ütleme raudreegel, nagu sa tahtsid natuke vähem öelda, aga ma tahan ümardada, et ütleme 2 sekundit kilomeetri kohta homme tõenäoliselt sõidab puhtalt Neuville tagasi 200 sekundit ralli 2 autodega, ehk see teeb kiire arvutus, ütleb 3 minutit, ehk selline 8. koht peaks tal olema kõigiti tehtav.
Jaa, selles mõttes küll, et ütleme, kui hakkame nagu ikkagi väga täpseks minema, võib-olla peame minema, et siis hetkel, kui me võrdleme Gräzini tempot, siis Gräzini kaotus Ott Tänakule on 1,74 sekundit kilomeetri peale. Ja me eeldame, et Gräzin ikkagi sama tempoga jätkab, on ju. Pole põhjust arvata, et väiksema tempoga. Küsimus on see, et mis strateegiaga Neville läheb. Kas Neville läheb seda autot ikkagi kindla peale lõpuni tooma laupäeva lõpuks, keskendub pühapäeva peale või ta ikkagi üritab siin nagu saada ikkagi viimne kätte ta peab saama viimse kätte, kui sa lähed selle 7 punktiga, see on juba jama, et see tähendab, sa pead tegema väga kõva pühapäeva, võtad siin Bajari ära, 3 punkti juurde, 10 punkti on juba väga hea edu. Et seal, see tähendab, Neville homme läheb sõitma, me peame arvestama ka seda, et see Jaapani ralli on fucked up, seal nii võib juhtuda kõike, et see seis ei ole, aga see hüpoteetiliselt, et Neville peab homme vajutama, Neville'il on iga punkt, mis ta saab, on ikkagi kulda väärt. Igal juhul, ütleme, punkti kohal on tal selline minut 45 kuskil suurusjärgus. Ei, ma arvan, et ei ole vaja kahelda, et ta punkti kohale ilmselgelt jõuab selle päeva lõpuks, kui nüüd probleem, et ei tule puhta sõiduga ja ma arvan, et see 9-8 koht on täiesti tehtav. Aga erakordselt põnevaks see asi sai meil. Ja mis me ainult võiksime mõelda, et kui oleks teistsugune punktide süsteem, on ju. Aga ega siis ei oleks ka Ott täna oma punktidega siin. Ja, et poleks, et seal, me Toruse saade muidugi teeb siin poleks, aga mis ta siis, Neville võttis päeva tuttu nii, et tänasest on keerunud positiivset leida, aga kui auto töötas, siis oli tunne hea ja masinast murav. Räägime SS2-st. See oli tegelikult ju... Põrutas parima aja. See oli tuli ära ja kui hakkasid teised tulema, ma lihtsalt nagu suu lahti vaatasin nagu päriselt ka või. Seda ei ole mõistlik teha nagu päriselt, et ma usun, et sul on hea ja mugav sõita, aga ära tee seda. Kuidas see on seal üldse mingi oht ka, et seda masinat ei saada turda? Ei tohiks olla, et kuna seal ikkagi mingit mehaanilist ja mootori probleeme pole, et me eeldame ju tõenäoliselt see on ikkagi puhas, lihtne, labane turboprobleem, siis selle vahetus võiks probleemid lahendada. Ott Tänak, päeva sõitja, siin pole mitte midagi öelda, et kui see hommikupoolik oli veel selline, et nii ja naa, et ta seal jäi, eks ole, need kiiruskatsetel oli selline, et ütleme nii, lasi Toyotadel võita, siis pärastlõuna, seal vend tuulutas lihtsalt, selles mõttes, et ta läksid pärastlõunale vastu nii, et Evans oli temast 0,7 sekundiga ees ja 2 kiiruskatsele või 3 oli vahe 20 pluss. Ja täis paukret selles mõttes, et Tänak oli nagu päeva lõpus oli ka rahulu pärastlõunale, vend ilmselgelt ta riskis esiteks, kui hommikul rehvid läksid kõigil, ta võttis 1 varuraasa, mis oli, andis talle ikkagi kõva boonus, et oli risk, mis tähendab, et jah, ma lähen maailmameistri tiitlit võtma risk, aga see sõit oli ka ikkagi oivaline, et kiire, tundub, et on veatu, raske öelda, see on veatu, sest miskipärast telepilt on suht selline harkiv ja kehva. Aga edasi ei ole ühte kalba sõna selle päeva kohta. Ei, see oli ikkagi tundus vähemalt täiesti kontrollitud sõita, pigem võib-olla isegi hindaks seda selle pealt, et milline ta seal katse lõppudes oli, et sellist, ütleme, närvilist olekut ei olnud, et Ott on ikkagi tihti peale selline, ta võib tulla katsevõiduga, aga kui see on ikkagi üle oma varju astutud katsevõidu saamine, siis ta ikkagi väljendab oma pahameelt, et auto, et tulemus võis hea olla, aga ega auto ei ole päris see, mis ta olla võiks. Sest tegelikult siin minu meelest me nägime ikkagi erakordselt heatujulist Otti ja kogu aeg sellist enesekindlat, mõnusat olemist. Ehk ta tundub, et naudib neid teid. Auto on täiesti sõidetav ja 20,9 sekundit päeva lõpus liider olla sellistes oludes, ma arvan, et on ikkagi väga-väga hea tulemus. Aga arvestades, et seal Toyotadel läks järjest rehvid, 1 varuga teele minek, ikka päris munadega otsus. Ma ei tea, kas see oli tiimi otsus, oli see nüüd tema enda otsus, aga selles mõttes meil on vaja seda kuskile vajada seda meeskondlikku tiitlit, eks ole, kindlustada ja selline, selles mõttes ma olin üllatunud selles mõttes, et pigem oleks eeldanud Toyotalt neid riske, mitte Hyundailt. Jah, aga ilmselt on Ott see, kes on üks mees, kes õigetel hetkedel võib-olla võtab mingi vajalikke riske. Et kindlasti see oli risk absoluutselt. Aga kuna tal on ikkagi nagu ülikonkreetne eesmärk, ainult tal on üks eesmärk siin, siis võib-olla ei olnud ka see nagu liiga palju arutelu koht, et teada oli, et siin tuleb sõita võidu peale ja kui meil läheb ref, siis on niikuinii tuksis.
et siis me võime nii-öelda võtta seifimalt, kaodata ka järgmistel katsetel võib-olla see 10-20 sekundit juurde, et nii-öelda veidi turvalisemalt sõita. Et kas sa kaotad lõpuks 2 minutit või 2.20, et noh, pole suurt vahet, on ju. Aga see eelis, mis sa võid ühe varuga saada, see võib päris suur olla ralli nii-öelda päeva lõpuks või ralli lõpuks, et noh, ilmselgelt ma arvan, tema olukorras ainuõige otsus. Eks homsest saab rääkima, võtame see Evansi ka, et Evans, no klassikaline Evans, et nagu on ja pole või? On, ei, see mõttes on nagu lähedal, aga ei ole tipus, et see on nagu, noh, ma ütlen, MM-sarjast on nagu lähedal esimestel, aga pole tipus. Et mis ta siis ütles, et noh, ma pean siin kirjavigu, mul on blogis ära tulema, just vaatan, et olen pärastlõunus ära pettunud, et potentsiaali oli enamaks, oli ta see peamine mõte, mis tal kaasa jäi, et õppisime vähemalt midagi homseks, et noh, ütleme nii, et see ei olnud kuskilt otsast loogiline, et seda kaotust nii palju sinna Tänakule tiksus, eriti arvestades, et see mingites lõikudes asjades oli näha, et see Toyota on ka kiire, aga no jaa, tead, kohe näiteks see tunnelikatse, mis on Isegaamis tunnel 1 ja tunnel 2 katse, SS2, SS5. Esimesel läbimisel Evans kaotas Otile 3,8, teisel läbimisel 14,4. Ja kommentaar Evansil, mis ta andis, et ta on väga üllatunud ja tõenäoliselt refi valik oli täiesti vale ja katse kuivem, kui ta arvas. Ja see oli huvitav, et see kuivuse asi oligi, et tegelikult noh, refi valikud olidki erinevad ja paistab, et Hyundai no meeskonnana ikkagi pani täpp, et selles mõttes, et seal mul tekkis nagu mõte korraks seal, et kohalikud mehed, noh, põhimõtteliselt on ikkagi kohalik meeskond ja võib-olla oleks mingi eelis kasutada võib-olla mingi kohaliku teadjat, kohaliku ilmamees, kes võib-olla tajub piirkonda väga hästi, võib-olla on mingid connectioneid, keegi teab kedagi, võib-olla võiks kasutada, eriti sellises olukorras, kus on ikka iga punkti peale sõit. Et Hyundai see ilmaennustus, tõenäoliselt ka mingisugune rajaluure selles mõttes, mis pinnas seal on, kui kuivanud see on, kui palju seda teha sai, ma ei tea, aga see oli ikkagi nagu tippklassna, selles mõttes, et nagu teha Toyota vastu täiesti õige refi otsus oli ju tegelikult praegu, et see päev niimoodi lõpetada oli ju märgilise küsimusega, et me näeme, et Evans andiski selle SS5-ga põhimõtteliselt kogu oma aja ära, mis ta täna Tänakule kaotab siin päeva lõpuks. Jaa, et selles mõttes mis siis veel, et tegelikult on ka see 3. koha heitlus igati selles mõttes eeskujulik. Tule, oota, nüüd me teeme sellise katse, vaatame, näed, Kaspar Ruus sai võib-olla oma jutud räägitud, võib-olla saab ka sõna sekki öelda, vaatame, kas Kaspar Ruus kuuleb mind. Tere, Kaspar Ruus. Hallo. Noh, otse-eetris. Otse-eetrisse. Ma hakkan seda tehnikat käppa saama, mõistad sa? See mõttes, no, Konnichiwa, tule, räägi mulle, mis rääkis Tänak sulle seal meediaalas, mis sa üldse seal otse kuulsid, et saan aru, täna said vaiksemasse kohta, et pole suva lärm taga. Ei ole kõva lärm. Siin on autod alles keeravad kontrollpunkti sisse, siin on päris korralik lärm, ma ei kuulnud isegi kõike vahel. Aga rääksin Tänakuga ja isiklikust vaates ta võis, ja ilmselgelt päevaga väga rahule. Ta ju domineeris päeva, mis tal on, 21 edu, aga tiimi võttes oli ikkagi raske, et Tänak on ju siin päeval ka rääkis, et tema, ütleme, algussiht oli ikkagi meeskondlik kiita, et tiimil ei ole lihtne päev olnud, tema enda vaatenurgast, arvestades, mis Villiga juhtus, selles mõttes midagi ei muuta, et ta peab täpselt samamoodi edasi suruma, komme ülamme, et selles mõttes tema peab nii-öelda oma tegema ja mis siis nagu teistega juhtub, seda ei saa ju keegi teine kontrollida, Mis sa eile vaata ütlesid, nende hästi palju Belgia ajakirjanikke on kohale tulnud, et saan aru, et seal päeva teises pooles, mis sa siis, mis seal siis juhtus, kas andsid neile oma õla, mille peal nad saaksid nutta või siis läksid need Tandred Chimee 14-vollised õlled lahti või kuidas see meeleolu üldse seal nende seas oli, et tegelikult see teine pool oli neil ikka päris karm vaatamine ju.
oli karm küll. Selles mõttes ma pean pettumust valmistama, et ma ei pannud neid enne õhtut tähele üldse. Ma ütleme, istume selles suures meediaruumis natuke eri kohtades, ma olen seljaga. Ma ei näinud, millal nad tulid ja kui tulid, siis otseselt ei suhtlenud. Nii et, aga ega neil midagi rõõmsat ei olnud, ega see oli jah, päris rajupäev. Ja Tänak ütles ise ka, et vahel ise ka imestab, kuidas ühe katsega nii palju asju rallis muutuda saab. Täna oli ehe näide sellest. Mis sul siis jättes kõrvale selle Tänaku asja, me siin sellest rääkisime, mis seal Tänak poolt sulle enim muljet jättis või kuidas sa ise üldse selle rallipäeva ruttu võtad, et algas kohe paudud, eks ole, et rehvid lendasid ühes ja teises suunas ribadeks, mis on selles mõttes ootamatu, et Pirelli tegelikult läbi selle hooaja oleme rääkinud, et pigem rallisid ei otsusta Pirelli enam, aga seekord läks kohe midagi teisiti. Jaa, see üllatus küll, jah. Ja rääkisin ka Latvalaga ja Latval ütles ka, et peale esimest katset olid tiimis hakkasid pead juba nargu minema, aga kuna 2 katse pärast hakkas konkurendil jõhtuma, siis tuli jälle optimismi juurde, et mis meid võib-olla üllatas oli see, et Formeau ei olnud nagu üldse tempos tegelikult. Et see üks katse, kus nad panid tuled peale, on ju, pimedas. Et see nagu tõi kasu, aga muidu teed üldse tempos, et okei, ma ei arvanud, et kuna ta eilse Mikire võitis, et ta nüüd täna nagu peaks olema kohe esikoha mängus, aga ta kaotas igal katsel üllatavalt palju, vähemalt minu jaoks. Jaa, ei, see on õige tähelepanek, et Formeau oli päris niiana. Kuidas sulle see arvutamine seal üldse läheb, et rõvem arvutamine käib, et mis see Tänak versus Neville seis on ja mis on siis Hyundai versus Toyota, see mingi virtuaalne punktiseis ja lõike seda, et selline kõva kalkuleerimine käib, mis sul see roolis matemaatika oli, ma loodan, et rohkem kui 3. Kuni 8. klassini oli 5, rohkem ei kommenteeri. Oi, perse. See on halb uudis. Ei, mis siin... Selles mõttes me enne natuke arutasime ka sinuga, et suures plaanis pole ju vahet, kui Neville korjab 6 ära, on ikka läbi. Ja ta saab ju täiesti vabalt veel 6 korjata eeldusel, et auto nüüd vastu peab ja ise ei plähmerda. Tiimitäitluses seal on arutamist rohkem. Mis ma saan aru, et Hyundai on tegelikult ainult 3-4 punkti kaotanud tänase päevaga selle punktisüsteemi tõttu. Aga kas Katsuta ei saanud mööda Formeaust? Ei. Okei, ta võib homme ka saada, mis tundub üsna realistlik arvestades Formeau tempot. Et selles mõttes, äge on. Ja mis ma siin päeva kommentaari vist läks üles vahepeal, fakt on see, et tegelikult ma arvan, nüüd on selge, et kõik selgub päeval, mis on, mida veel... Seda me tahtsimegi. No ma arvan, te mõlemad nüüd... Ja viimasel päeval selgub kõik, see on ju fantastiline. Mul on tunne, sa seal rallidel ikka Jaan Martinson istud, et siin pole laupäeva pole sõidetudki 100 kilomeetrit sõita enne pühapäeva. Ei, kõik on juba selge, pühapäeval otsustame asju. See on kiidab. Ma tahan selle välja saada enne, kui seda ei saa enam välja öelda. Õige. Tule räägi parem neid muid jutte, mis me oleme telekast näinud, seda me võime siin ka Poomiga rääkida. Räägi natuke eluolust, mis näiteks, milline näeb välja kuulus ralli, mis ta siis on, pressipark, mis toas istute, kui suur see on, mis seal toimub, mida juua, süüa pakutakse, kuidas seal eluolu kui selline on? Meediaruum, tavaline see Toyota staadion, kus see kõik asub ja kus see service park ümber on. See on isest päris äge ja mis mulle meeldib on ka see, et siin on staadioni ümber, et kogu aeg elu, täna päeval oli all mingi show, kus see katse toimub. Ja ümber on igast toiduputkasid, mingi meelelahutust, mõned autod on välja pandaks, et rahvas käib. Mis see show tähendab? Mis see show tähendab? Stripparid, lauljad, midagi kolmandat? Tead, ma ei saanud, stripparid ei olnud, siis ma oleks aru saanud. Seal oli mingi päevajuht, kes küttis rahvast üles, aga see võib tulla üllatusena, aga ma ei oska kohalikku keelt. Nii et... aga kritiseerida tahaks ka natuke. Nii? Ajakirjanike eest väga ei hoolitseta. Süüa ei ole. 0. Esimest korda, mis ma tulin kolmapäeva hommikul siia, akra järgi ja nagu ikka
ei olnud isegi juua siis. Nüüd on kolmapäeva õhtuks leiti vett ja mingit kohalikku vitamiini limonaadi ka või mis iganes asi ta on, Lifeguard on nimi. Sellist asja sa ei joo, teatavasti, mis on vitamiinidega, seda sa ei tarbi, nii? Vaiki. Aga süüa ei ole. Süüa on 0, nii et väga paha. Selles mõttes väga paha. No sa ju, me saame aru, et sa õhtul vähemalt ikkagi nii palju hellitad ennast, et robotitel lased endale süüa tuua, et selles mõttes saad hakkama. Ja ei, no jah. See oli ühe korra, aga tõsi. Tee mulle siia lõppu siis väike ennustus ka, mis siit, vaat eelmine aasta oli selline juhtum, et reede oli ülikaootiline ja siis laupäev oli juhtunud mitte midagi. Kas on oht, et läheb samamoodi, et arvestades neid vahesid või kuidas ilmateade üldse, mingid vennad vaata ütlevad, et oi, oodake nüüd seda ilmateadet, vaata, mis siin öösel saab, et mis sa üldse ootad, et kas see laupäev tuleb nüüd vähe rahulikum, või siis läheb sama kaootiliselt edasi, et kas tasub öösel üles ärgata või võibki hommikul ärgata? No tasub ikka öösel, siis ei tee ralliblogi tühja. Ei no, vaata ma mõtlen. No Tänak ütles, et ta peab suruma, sest et Evans ei ole püüdmatuskauguses. Evans Latval arvas, et Evans võiks ka pigem, või selles mõttes ta ei saa nagu päris gaasi tühjaks lasta, et Tänak on küll kiire, aga kui Tänakul midagi juhtuks, siis võiks olla Evans nii-öelda löögivalmis. Tagantpoolt Katsuta võtab Formeau ära, selles ma olen suht kindel. Ja Neville hakkab suruma. Ma arvan, tal ei ole ju muud varianti. Neville, see on jah selge. Ja Mikkelsen, ma ei tea. Ei, no me jätta Mikkelseni ja see rändjate mulle poomile, et siin saab. Aga ilma poolest nagu ikka ei teata. Latval arvas, et mingi on, aga jälle, see on sama jutt, mis oli telekas, et mul eksklusiivsed spetsial radarit silmes ei ole. No ei ole kohalik ju mõnda sellist ilma neiut ära rääkinud, et ta meteoroloogina annaks sulle siseinfot, ei ole. Kuidas see ilm seal üldse on, et teleekraanil tundub selline korralik Eesti oktoober, mitte novembris on väike lumimaas meil, aga selline ongi, et ja äkki läheb pimedaks, et selles mõttes on vist narud on. Jaa, tegelikult on suht sarnane praegu Eesti ilmaga küll. Et hommikul, võib-olla see erinevus on, et hommikuti on siiamaani ilusasti päikesärand ja pilvi väga ei ole, aga temperatuur on siuke 10+ veidi. Eile oli küll soe, eile päeval, kui oli see esimene jutuajamine sõitjatega, oli 18 kraadi, siis sai isegi selja veits soojaks. Aga muidu on suht siuke oktoobri Eesti, jah, see ma arvan on suhteliselt aus hinnang. Okei, kuule, edas midagi, ega me ootame siis, kui päeva kommentaari juba üleval, ootame siis su Tänak videot, ma eeldan, et tuleb videos ühik. Ja, ma panen selle, jooksen nüüd tagasi, panen teele ja või tegelikult vaatan, äkki saab veel Neville'iga ka rääkida, ta vist on veel siin. No nii, mine jookse, siis ei hoia rohkem kinni, see osa on tehtud, et jõudu sulle sinna tööle ja mõistust tuleb soovida, õige, see on Jaani, kuna sa jaanistud, siis sa peab mõistust sulle soovima, kuule, aga tavaiks. Abe on küll siuke hetkel, jah. Kuule, aga tavai, jõudu teile. Tavaiks, tšau. Kas Delfi sporditoimetuses kõik jaanistuvad või? Ei, mis jutt, see võtame nüüd selle tagasi, et siin on ikka erinevaid inimesi, kelle järgi astuda. Kus me poole jääme? 3. koht, tegelikult võibki rääkida päeva lõpuks Adrien Formeau, aga see 3. koht on selles mõttes totter 3. koht, et ega see sõitu kui sellistel üldse, et mulle, mis ma kiidan, sel mehel on enesekindlust tekkinud. Vaata, see oli vist see eelviimase ratsafinišis ütles, et 15 sekundit kaotasin, see on puhas auto, vaata, et ma võtsin siit kõik välja, et selles mõttes, et see auto on lihtsalt saast, et mees on hea, auto on saast. Vaata, nüüd ta saab öelda. Ma just tahtsin öelda, et ma pole näinud, et autol nii puid alla paneks ehk. Ma arvan, et mingi leping on võib-olla juba kuskil olemas, et... Ei peab olema, et siiamaani on see Ford olnud suurepärane ja superauto, isegi kui aega pole tulnud, on see ideaalne. Et jah, selles mõttes... ütleme tulemuse mõttes, tulemust, statistika, vaatame, 3. koht, kõik on hästi, aga tõesti ka sõitu väga ei olnud, pigem isegi jälle, kui ma seal öösel vastu ööd vaatasin seda, siis jälle pigem nagu ehmatas ära,
et 47 sekundit kaotust katse peal, kus probleem ei olnud põhimõtteliselt. Et see nagu korra nagu üllatas ära, et mis mõttes on ju, tundus, et Kesk-Euroopas saadi ikkagi asi paika, saadi tempo üles ja siin on nagu täiesti kadunud. Aga no selle mehe enesekindlus ja see naerul nägu rääkis täiesti mingit juba järgmise aasta lugu minu meelest siin. See oli juba, no tal oli jumala suva minu meelest. No, see Emsberg, see Munsterit nagu nii rohkem ei maine. Kusjuures ikkagi mainime Munsteri selles mõttes ära, et tegelikult Kaspar mainis, et Formool vist, mis ta ütles, et üks katse pimedas, kui tulejad oli vaja ette panna, et tuli hästi, ülejäänud oli selline nagu ta oli, siis tegelikult Munster on ikkagi olnud tal üllatavalt kannul. No jah, päeva lõpuks kaotus küll 43 sekundit midagi umbes, aga no need katsevahed olid ikkagi küllaltki väiksed kohati ja tegelikult see pigem panigi üllatama, et ma ei tea, no võtame siit 7. katse oli 10 sekki, on ju 6. katse Munster sekund Formoost taga, 5. katse Munster 7,5 sekundit Formoost taga, et noh, nende meeste tasemed tegelikult on suht erinevad, et ma pigem olin üllatunudki kohati, et noh, ei teagi, kas nüüd Formoo kehvast tempost või Munsteri sellisest enam-vähem okeist tempost võrreldes siis neid kaks meest. Mis selle Formoo autoga olla saab, et kuidas ta nii mööda on? See mõttes, et nagu reaalselt, et tal nagu ükski normaalne katse ei tulnud välja, et ta ütles, et loodetavasti on homme parem, aga mis seal maagiliselt homsel paremat saab minna? See on puhas seadistuse küsimus, ma arvan, et seda pole lihtsalt paika saadud ja ma ei tea, millal M-Sport millal, kas üldse mingisugust testi tegi või? Ei pannud tähele. Et eks sealt hakkab see asi pihta, et lihtsalt hooaja lõpus juba tõenäoliselt tõmmati need kulud suht kokku ka, kui juba Formaa ütles ilmselt, et kuule, ma panin allkirja alla ära lepinguga, aga see pole teie oma, see leping, et tõenäoliselt siis juba tõmmati ka, ma arvan, natuke koomale, et kui ikka Formaa oleks siin praegu nagu kuskil tihedas võitluses sees, küll nad oleksid ka tõmmanud kuskil Hispaanias testrallis ja asju vajadusel, aga ma olen suht kindel, et see on puhas seadistuse ja auto pole lihtsalt mugav ja see küsimus ongi, aga 2 minutit, peab tõdema, et tegelikult on ikka rajukaotus siin päeva lõpuks. Ma küsin selle, tureks tuled juba tuli, see Shinshiro teine läbimine, ütleme, läks ootamatult pimedaks, näes mõttes ootamatult, et kuna natukene hästi tsipa, 10 veerand tundi võib-olla stardiajalt nihtus, pimedus tuli peale ja reitmasinad pidid siis tavatuledega sõitma. Ja ütleme nii, et kõik ütlesid, et pime oli ja ei olnud mitte midagi näha. Minu Tänat vist ütles ka, et minu meelest Tänat vist isegi tegi seal neid, võib-olla ma mäletan, minu meelest tegi neid jutumärkid nende ägedate tänapäevaste tuledega on väga keeruline, et miks selgita lahti, et miks pimedas, mitte isegi kottpimedas, et see väga hämaras ühteki mitte midagi ei näe või miks see nii keeruline neile kõik oli, et tegelikult ongi ilmselt lugu seal, et ma arvan, et nende tavatuledega oleks isegi mugavam sõita, kui oleks kottpime, et sa näed veidi vähem, aga sa lihtsalt põhimõtteliselt näedki ainult oma konkreetset teenurkasid, on ju. Aga kõige hullem tegelikult ongi see selline hämar. Ja kui sa ei tea, kas tulesi panna või mitte panna, aga tegelikult see 15 minutit, mis katse hilines, tegelikult see oligi juba piisav, et läkski liiga pimedaks, et tegelikult ikkagi on välja arvutatud, kõik teavad, mis kell hakkab päike loojuma, kui palju ta loojub selleks hetkeks. Ise pigem oleks arvanud, et kui nagu nii piiri peal see on, et kui sa tead, et nagu 15 minutit hiljem on nagu juba ebamugav sõita, et siis need tuled ikkagi võiks kaasas olla, et sa kunagi ei tea, kas katse hilineb. Sama on, et sa paned, ma ei tea, 5-6 liitrit kütust varusse paaki. Ma just tahtsin küsida, kas need tuled, palju nad seda aerot siis mõjutavad. Selles mõttes, et Formoo oli nendest 8 liikuvast ralli 1 autost ainus või 7, et siis pani need ette, kas seal on mingi argument, et sa pimedaks ei oleks läinud, oleks kaotanud mingi aja X tänu sellele. Ma arvan, et see on nii marginaalne aeg tegelikult. Ma ei tea, mis need tuled kaaluda võivad seal, ma ei tea, 5-6 kilo võib-olla, mitte rohkem, ma arvan. Et see on, ma saan aru, et seal see on nagu tippsport, seal aetaksegi juuksekarv ka lõhki, et me räägime grammidest, mida on vaja võita autodel ja nii edasi. Aga ma räägin täpselt, et kui see nagu, sa tead, et see võimalus on suur,
et kui me räägime 10-15 minutist, et kui katse peaks hilinema, siis on tuksis, kui me räägiks tunnist ajast, ei oleks probleemi, sa ei võta neid kaasa, aga kuna see vahe on nii väike, siis pigem tekib küsimus, et ikkagi miks ei panda. Aga see on ainult ju meil tagantjärgi tarkus arutleda, et me siin madalamates klassides ikka alati võtsime kaasa. Ei, lihtsalt huvitav ongi, et lihtsalt ükski Hyundai ja Toyota ei teinud seda ja siis Purmo ja M-Sport tegi, tänu millele Purmo tegelikult tõusis 3. tegelikult, võib-olla kiiruse poolest oli Tatra Motor Ratsuta tema selgelt kiirem, tema rallirikkus ära siis rehvi purunemine päeva esimesel katsel, kuhu läks siis mis me siis ütleme ilusti, läks minut või? Minut läks, aga tegelikult oli seal, kui ma õigesti mäletan, kuskil 13 kilomeetri split ehk ütleme jämedalt kuskil katse keskosas oli splittidest ta peast ütlen suurusjärgus 14-15 sekundit kaotust, et tõenäoliselt oleks see kaotus seal katse peal olnud seal pakun 20, midagi sellist on 20-25, et aga nüüd tuli minut, et tegelikult ütleme 40 sekki andis ta selle rehvi lõhkumisega ära. Tegelikult seal oli näha, see oligi selline viimane kolmandik katses, kus õnneks oli tagumine vasak ja ta ei visanud mitte rehvi maha, vaid tundub, et oli selline slow puncture, et natuke sai sõita, aga juba hakkas tagu otsa loopima. Ja välja kiirendamistel nagu see auto jäi kujuma, et seal oli päris varakult aru saada, et seal mingi probleeme, splitid muidugi rääkisid seda sama juttu. Eile, kui oli eilne linnatatsi, ma nüüd hüppan ära ammuses saina, siis see Ratsuta kommentaar oli päris huvitav, et tema ootab seda, et Latvala lubad suruma minna, et ta ei tea, kas see luba tuleb, aga ma ootan seda, et Latval lubaks mul seekord suruda. Ilmselgelt ma julgeks öelda, et seda luba suruda ei ole veel tulnud, sellepärast, et on vaja siin tiimile punkte tuua. Et selles mõttes me võib-olla see Ratsuta päris tasemest võib-olla ole head pilt ette saanud see ralli, et tema nüüd homme on vaja see Purmo ära võtta ja siis masin 3. kohal finišisse tuua, sest et tootjate arvestuses läheb seda tarvis. Ma just tahtsin öelda, et ega liiga palju pole vaja suruda, et 0,1 sekundit on vaja suruda ja siis edasi on vaja need autod lõpuni tuua, et kuna ees on siis juba Evans ja taga on Ogier, siis tegelikult ma arvan, et ei ole mõistlik ju öelda, et mine nüüd pane tühjaks ennast, et sul ei ole millegi nimel võidelda tegelikult. Poodiumi koht on teoreetiliselt käes, kas hakkad Ogieriga võitlema sellises... Ei, pole mõtet. Mis vana hea Heigo lollimad hüpoteetilised küsimused, mis tal vahepeal pähe tuleb? Mis arvata võrdsetes oludes, võrdse masinaga, mitte võrdsetes oludes, võrdse masinaga, selline, võtame selle harjumise reiki ära. Mis arvata, kas Jaapanis umbes kiirem? Kas Purmo või Ratsuta? Kui oleks täitsa, paneks mõlemad Hyundai'sse näiteks siin homme päev ja mõlemad saavad enam-vähem kohe täppa, et mis sa arvad, kumb üks ühele tegelikult nagu Jaapanis, kummale sa raha paneks? Ma arvan, et ikkagi Ratsuta. Ma arvan, et ma paneks Ratsuta peale, sest ega Ratsutal, see on ilmselgelt tugev ralli, peab olema, sest jälle eelmist aastat vaadates 10 katsevõitu. Ma olen suht kindel, selles mõttes Formo on ikkagi ilmselgelt hea, aga vaatame neid Jaapani olusid, siis Jaapani olud ikkagi on kohalikule mehele vähe sümpaatsemad, mulle tundub. Ja Sebastian Ogier on 5. liidris 2.15, aga sellest 2.15 ütleme, see rats tuli rehvi purunemise ja rehvi vahetusega ja tal on see asi, tal on see lollkomme tekkinud, mitte lollkomme, vaid see ausus on tekkinud, et ta ikka ütleb, et motivatsioon tuleb ära kohe. Et 5. kohe mul pole motivatsiooni siin pingutada, et mulle tegelikult meeldib see. Et mis ta ütles, et päev on pettumus ja 5. koht pole tiimile piisav, et täna juhtus ole palju, et mine saa teha, mis saab homme, et tegelikult auto ja enesetunne on okei, aga laias laastus eesmärk oli võidelda Ott Tänakuga, mitte Tatraga, et Ott on täna teinud head tööd, oli, mis ongi aus, et mulle meeldib see juhataline ausus, mis tal on, aga lihtsalt, et ära fikseerida, kas Ogier on nüüd kõik selle mingi 15 aasta pikkuse õnneliku karjääri ebaõnne lihtsalt nüüd roondunud selle aasta lõppu, selles mõttes kõik läheb persona. Öösel kell oli 1.40 umbes ja siis ma mõtlesin oma peas, et kui me oleks F1-s, siis tõenäoliselt Ogierile küll öeldaks, et ei saa järgmine aasta poolt tooega ka. Rallis ilmselt käivad asjad natuke teistmoodi ja andestatakse võib-olla need, ma ei tea, 4-5 rallit, palju need tuksel läinud 4 süsta. Et jah, selles mõttes on ikka äärmiselt palju ebaõnnelt tegelikult pigem isegi rohkem oma sõiduvigasid ja
ja tahaks pigem arvan, et ka siin oli sõiduviga sees. Ja vaata lihtsalt see, kus ta on lõpuni tulnud, ta kohad, no esimene, teine, esimene. See mõttes, kui ta on tulnud ära, no ma ütlen, ta võib hooaja või võtab kõige parem rotus Poola ralli. Sulle enne rallit, mingi proua sõidab lihtsalt sisse, ta legendi kirjutas, saad aru, see on asi, mida ei juhtu nagu iial nii, et ja põhjusest Aidla lats, et sulle mingi vendad. No saad aru sealt, kuni selle ajani oli hooaja olnud okei, on ju, ja peale seda, et sul okei Soomes esikohta, nüüd on jälle Tröitjal end aiada, et müstiline. See on täielik müstika ja tegelikult no, aga ma arvan, et me jõuame jälle selle teemaga sinna Toyota täielikule mingisugusele nonsense käitumisele lihtsalt, et tuua Ogier ja öelda, et pane hooaeg lõpuni ja sa pead kõik võitma, on ju. Et see tegelikult ikkagi, ilmselt ei käi ka niimoodi sellisel mehel nagu Ogier. Ja need olukorrad ka, kus ta on ära pahmerdanud, on ju, need on ka ikkagi jube rumalad olukorrad olnud, kus ta ongi läinud, seal lihtsalt ei olegi muud, seal on ainult võite, mitte midagi muud. Ja tegelikult sellega on Toyota ikka lõiganud normaalselt kätte. Jaa. Ja siis meil on ralli üks autot, me ei mainid, siis me tulime nagu enam-vähem kronoloogilise järjekorras, aga see Mikkelsen, sa ütlesid, nüüd Mikkelsen tuleb ja vajutab. Ei, ma ei öelnud, ma ütlesin, ma loodan. Ja loodad, et vabandust. Las ma nüüd liialdan. Liialdan. Roland Poe meile ütles, et Mikkelsen tuleb ja vajutab, kindlustame endal koha järgmiseks aastaks tiimis ja kõik seda. Kas nägid see video, kas oli sõiduaps? Ikka pidi olema sõiduaps, sest tõenäoliselt oli hoogu gramm palju või natuke hilja pidurdamine ja see pidurdamine oli selline liialt tugev nendes oludes, ehk siis rattad blokeerusid ja auto libises küljega vasta siis paremal pool olevat sellist valli või seina või mis iganes, kuidas seda nimetada. Ja sealt edasi lihtsalt see juba nii-öelda põrkus ees oleva puu vastu. Sõiduviga, aga väga väike sõiduviga. Et lihtsalt nendes oludes selline väike sõiduviga maksab kohe kätte. Liialt tugev pidurdused, rattad blokeerusid ja liialt tugeva pidurduse ilmselt tõigi kaasa see, et natuke oli hoogu palju või arvati, et hakati pidurdama liiga hilja. Et tekitas siis sellise olukorra, et tegelikult ju nagu see teooria ju oleks võinud paika pidada, et Mikkelsen on siin ja ta võitleb päriselt meeskonna nimel punktidele, on ju, ja võib-olla oleks Mikkelsen see mees, tänu kellele see tiitel ära tuuakse. No peab paika ju, kui on vaja kellegile poolikut hooaega panda, kurat, selle tiitli eest sa saad pool hooaega järgmine aastat. Teoorias ma arvan, et see oleks võinud toimida, aga täna ma ütleks, et võeti see paks vildikas, et tõmmati see nimi kohe maha sealt, et seda enda me siin rohkem ei taha näha. Loodan, et muidugi nii ei ole, aga kurb, see mõttes edasi ei ole. Kahju muidugi, selles mõttes ülisarnane viga Kesk-Euroopale tegelikult. Hästi rumal viga, väga väike viga, täpselt nagu Kesk-Euroopas. See põhjustas siis selle, et kõik rallikartsautod jäid sinna taha seisma. Natuke tegi see asja segaseks, siis nominaalaega tuli päris kaua oodata. Esialgu pandi sinna 29 sekundit, nüüd mingi hiljem pandi 45 peale ikka, see 29 tunduski natuke kulme olevat. Mille võib muidu meelde jätta, et seal võib olla see sekundite mäng, et see tegelikult Neville'ile see nominaalaid, mis seal määratakse, et on see 10 sekundit siia-sinna, see võib Neville'ile tähendada punkti, mis võib tähendada Neville'ile MM-tiitlit, selle me jätame meelde lihtsalt, et oli. Aga rallikatse arvestuses, rääsin, nagu me kõik oleme enne hooaja ütlesime, et see mees on ju asfaldi jumal. Ma ei tea, kus see nüüd juhtunud on. Vend ütleb ka, et see vist pärast talle selle Citroeniga meeldib selle asfaldi peale, et kuidagi asjad klapivad. Ja see on nagu täiesti müstiline vend, kes nagu on olnud nagu okei asfaldil. Ja see auto lihtsalt tuleb välja. Ma pean ka oma kiidusõnu saatma Citroeni poole. Olen ka ise Citroeniga sõita oma viimase ralli Poola ERC etapil sõitsin Citroeniga. Tõeliselt tegelikult on nagu väga-väga hästi juhitav auto ja väga selline lihtne seadistada auto. Aga kurat, prantslaste tehtud, peabki asfaldil hea olema, aga ma tahaks öelda, et nagu Gräzin ikkagi on ise erakordselt hea ka selle autoga ja tegelikult ta ütleb, et lihtsalt see auto teeb täpselt seda, mida ta tahab ja tal on nii mugav sellega sõita. Teab, mille ta ära rikub natuke, hoopis täitsa loll teooria. Natuke meie Rosselli mainet rikub ära, sest ma olen korranud, et Rossell on see asfalt veel jumal, vaata alati tuleb, võidab oma see pasa Citroeniga, on nii hea mees asfaldile, tuleb ja võidab ja nüüd see Citroen läks teise normaalse sõiti ja tuleb välja, et võib-olla see Rossell ei olegi nii hea, et äkki see Citroen ongi
no ongi prantsuste ja lõuna-eurooplaste auto, et asfaldil väga hea ja kruusal nagu ei taha üldse edasi minna, mis on see klassika. Aga no mis on oluline, no see Bulgaaria kandelane selleks, aga Sami Bajari peab tulema teiseks, et tulla maailmameistriks. Hommik algas nagu sellise suure pauguga, et läks rehv, ajatadu tundus, et kõik on pekkis. Noh, ja siis loomulikult need vennad, kes pidid temast mööda minema, ehk Russ Greensmith, sõitis välja ja nii ta läks seda selles mõttes, et justkui oli korraks oli see, et et kas soperdas ära, aga lõppkokkuvõttes Bajari teine, täpselt seal, kus ta olema peab. Aga väga põnev oli tegelikult see, et Heiki Kovalainen püsis tal üli lähedal. Ja seal oli selline 20 sekundine vaheäkki. Ma ei tea, mis tal lõpuks juhtus. See on kuidagi kärisend üle minuti peale. Tõenäoliselt ref äkki või. Aga no ei ole midagi tehtud. Josh McGurlin on tast 58,6 sekundit taga. Ja tegelikult, no mis võib Bajari kasuks mängida muidugi on see, et Arai on seal veel 1,7 taga, siis on seal ju veel, vaatan ikka kurat, jah õiget, on siis Kovalainen seal taga veel 5,3 kaotus, siis on Solans veel 5, siis on Ingram 2 sekki, et seal nagu selle McGurlini taga on nagu kõva võitlus käib, et võib-olla see nagu päästab teda, et seal need omavahel võitlevad kõvasti poodiumi viimase astme peale ja tegelikult võib hakata juhtuma, et Bajari saab nagu rahulikult suht safe'is kohas seal teise koha peal tiksuda. Aga no kunagi ei tea, üks ref veel ja McGurlin on tast möödas, et selles mõttes see läheb ka ikkagi, ma arvan, pühapäeva õhtusse välja see võidusõit. Lõunasse tähendab. Ja lõunasse ja miski pärast nüüd sa peab muidugi, ma arvan, paljud inimesed, kes eile kuulasid, panid ikkagi suured rahad panustamiskontorites Chris Ingrami peale, kes pidi tulema ja paudutama. Mis juhtus? Roland, räägi, mis juhtus? Kõik on hästi. Vaatame kohe. Chris Ingram on kaotust, kui palju tal on? 2,27. Reasinile 2,5 minutit. Jah, Bajarile minut tuts peale. Kõik on tehtav. Ma ei tea, mis tegelikult ma liiga palju WRC2 tulemusi praegu ei jõudnud jälgida. Aga jah, ühesõnaga tegelikult tempo on veidi aeglasem, kui ma arvasin. Ma tõesti arvasin, et see on pigem ikkagi seal päris poodiumi lähedal ja praegu see minut pluss arvestada kaotuseks, ma pigem arvasin, et see on väiksem. Kiidame Bajarit, et selles mõttes, et võtame taaskord selle suure kaotuse maha, tegelikult on ikkagi on jälle tõestab, et ta vist ütles ka, et vahet ei ole see Riasin, et me ei võrdlenud sellega, et meie ülesanne on teine, et nende tema puhas ülesanne on tulla seal teisel kohal koju ja tegelikult ülikontrollitud sõit praegu. Jah, et tegelikult sa kaotad siin päeva alguses, et ole räigelt aenud kohe päeva alguses, noore mehe võiks täitsa lappesse ja ta hakkad seal tagasi punnitama, tegema, mässama, aga tuli rahulikult. Et üli tubli selles mõttes küll jah, täiesti nõus, et päevad ei lõpuni täiesti selles mõttes vigadeta välja arvatud see refi purunemine. Ja ma arvan, et ülimugav positsioon, kus olla. Nagu just ütlesin, et põhimõtteliselt minut on taga ja minut on ees. Et nüüd tuleb lihtsalt loota, et neid reffe rohkem ei lähe ja tegelikult võikski olla tehnilisi probleeme pole. Et ma arvan, et ta ise suudab selle auto tuua küll vigadeta lõpuni. Jaa, tootjate arvestuses, jah, see on see pull-süsteemi asi, et see korraks sai läbi käidud, et Jundel nagu, Neuvel ei liidu, Mikkelson on puus, kõik on just ju pekkis. Et põhimõtteliselt on ainult Ott. Põhimõtteliselt on ainult Ott, aga kui sa hakkad nüüd kokku arvutama, siis Ott on hetkel just ju virtuaalselt. Rõhutame sõna virtuaalselt, eks ole, 18 punkti ehk esimene ja Neuvel on siis ralli 1 autode arvestus viimane ehk 6, ehk see, või jah, 6, see siis toob 6 punkti ehk 24 punkti ja siis Toyotal on 15 pluss 10 siis peaks olema. 25. Evans teine ja Katsuta 4, 25. Ehk ühe täiesti pekkis päev tähendab, et on punkti võrra järgi tuld. No mis see tähendab siis tegelikult on see, et Formeau võetakse ära. Ja see mõttes Formeau sedab kaart. Aga Toyota võimalus on ainult see, et Ott Tänakust tuleb mööduda ju. Mis see punkti vahe, et siis on ainus võimalus, et midagi muuta siin ju tegelikult? Okei, seal on pühapäeval Latvala kommentaar laias laastus päeva lõpus oli selline, mis sinna Ralli TV-sse jõudis, et homme ei ole päev, kus kõik trumppässad lauale lüüa, vaid et homme tuleb korralikult koju tulla ja siis pühapäeval on see koht, kus saate moolin minema. Ja siis tuleb minna nagu kõik punktid võtta ära, mis võimalik võtta on. Et siis on, eks ole,
mis on huvitav. Ei, aga ma arvan, et see ongi Ožeeri töö siis. See on Ožeer, no et see on laiast päeva lõikes. Ožeer ja Evans peavad selle töö ära tegema või Ožeer ja Katsuta, et aga väga raske töö on, kui Ott sellises tempos on. No jah, tšaju, et ei ole Toyotas ühtegi sellist endist maailmameistrit, kes muidu võiksin kaarta segada, eks ole, et see on täpselt see, sa vaatad see Katsuta, ma saan aru, Katsuta on kiire ja et selles mõttes siin ei ole kõige hullem koht, kui panna teda tiimi kahekordset maailmameistrit oleks vaja. Siin on see koht, et üks mees on puudu. Et aga vaatamist on küll, aga homme siis ongi huvitavad asjad, mis siin on, et mis see ilmöösel teeb, eks ole. Reasin ütles tema üks eluunistus, et saaks ühe korra sõita Jaapanis kuival asfaldil, et tahaks proovida, et on paar aastat sõidetud, et tahaks proovida, mis tunne see on, aga mingi sellist ilmavihjet käis päris palju, et see vist tähendab, et midagi seal ilmamehed ütlevad, et ei pruugi tulla kõige lihtsam päev homme. Jah, sain ka ise niimoodi aru, et ilmateadet ka korra põgusalt vaatasin, et pigem ikkagi on selline kahtlane, jah. No siin oli ka mingil katsel ralli 2 vist osad hakkasid juba vihmast tulema, et siin on siis napid käid pääsemisel. Aga ega me selles mõttes võtame homse päeva, ega tegelikult Evansil peaks ka olema ainult selles mõttes nagu Latval ütles kõiki trumpkaarte pole mõtet välja käia, aga Evans peab ikkagi Otiga võidu sõitma, et ma arvan, et 20,9 sekundit taga olla, et seal ei tohi loobuda, seal peab ikkagi rajult edasi panema. Sa pead survel hoidma. Ja sa pead hoidma survel, et seda vahet ei saa lasta suuremaks. Eriti esimesed katsed on võib-olla see, vahest on esimene katse, kui sealt tänatama +10 ära, siis ongi selles mõttes juba läbi. Ja ongi, aga Evans kahjuks kipub olema see, et ei saa käima, hommikuti. Et vaatame, põnev saab see igal juhul olema ja tegelikult kui ongi Tänak esimene, Evans teine, Formeau 3, siis ütleme pärast Tänakut, siis hakkab see Toyota laulupidu tulema ja Formeau võetakse sealt valusalt ära ja tõenäoliselt arvan isegi, et kõikide Toyotade poolt võetakse seda ära lõpuks. Jah, mul on ta sarnane tunne. Tuleb Toyotade kolmik ja võetakse rajult ära ta sealt. See on hea point, mis siin üks lugeja nahutas, et mitte ei nahutanud. Ma ütleme ka, et lihtsalt mulle meeldib ise see arutus. Peeter kirjutas, et Roland ütles, et Neville on olnud läbi hooaja väga tugev ja meenutab Ožeerit. Laias lastus. Samas, et kas me saame üldse kindlad olla, et see Neville on olnud kõige stabiilsem, et mõnes mõttes, et võtta Tänatul see kits ära seal, mis hüppas Poolas ette 18 punkti oleks, põhimõtteliselt oleks juba üks ole rütras võrdne, et lihtsalt ühel on, et suures plaanis ei saa öelda, et Ožee on teinud üüberhooaja, või suures plaanis on kahe mehe suur erinevus olnud ainult see, et ühel hüppas kits ette ja teisel mitte, et tegelikult on Tänatul ka olnud. Punkt ärme arvesta selles arutelus, vastan Peetrile, et siin oli puhtalt selline numbrid, kui palju auto on tervena lõpuni toodud ja pole nii-öelda, Ott on saanud sellest punktitabelist lihtsalt pühapäeviti seda kõige rohkem kasu, et Neville on toonud lihtsalt selle auto kõige rohkem ja kõige stabiilsemalt lõpuni. Vaata, vaata, et siin on ka, et mis ta loetleb, eks ole, et Soomes, et selle lasi mingi kurvi otsa, et Kesk-Euroopas pani paar korda teelt väljas, kes päris suurelt, mingid sellist apse on veel. Kas nüüd on see, minu teooria vana ajad, et kuskil peab ikkagi see tasandama ära, ta võib tulla, et see Jaapani ralli on siis see, kus kõik see eelnev ebaõnn, mis jäi tulemata, tuleb lõpuks koju. Tead, võib-olla isegi võiks nii olla, aga ma arvan, et see autoprobleem täna tõmbas kogu selle tegi põhimõtteliselt selle pulli ära, et Neville võib-olla võttis plaan B kasutusse, et plaan A on nüüd laualt maas, et lõpetada tänane või laupäevane päev siin kuskil, ma ei tea, ütleme top 5 ära, et see on laualt maas ja kindlad punktid ära ja pühapäeval ka kindlad punktid, et võib-olla siin liiga palju ei mindagi enam riskima. Fakt on see, et see ralli püsib nii kaua põnev, kuni Tänak on esimene. Jaa, igal juhul. Selles mõttes nii, et kui Tänakul peaks midagi juhtuma, siis tegelikult selle sõitjate tiitli põnevuse saab maha tõmmata. Kuidas siis Jaapan ralli muidu meeldib, et ma ei tea, ma ei ole väga kindel selles asjas, et kui on väga selline ralli, kui selline on väga Euroopa sport ikka, eks ole, et kas seda peab hooaja otsustavad asjad, vaata on olnud Austraalia, vist oli ka üks aasta viimane ja Jaapan, et see on mingi selline vormel 1 on oli vahepeal, et see otsustavad esimene ja viimane peavad olema kuskil selline, mis eurooplastel kui üldse ei sobi. Ma pole kindel, kas see on parim lahendus, et siin
veits kahju on. Selles mõttes, et nagu tahaks rohkem jälgida ja pärast, kui hakkad järgi vaatama seal varahommikul, siis juba tead tulemusi ja sa lihtsalt vaatad neid järgi põhimõtteliselt, et ma olen nõus. Et lahe on käia igal juhul igal pool, üle ookeani, üle mere, igal pool ägedates kohtades, aga kuna ma pakun ka, et see protsentuaalselt on ikkagi, ma ei tea, 80% Euroopa jälgijaskond on, et siis oleks ikkagi aus võib-olla mängida selle aja vahepeale, kus see enamus jälgijaid on. Jaa. No vaata, mul on tunne, et seal on Gunnar Lehest ootab, et ta tahab teha kuulsat tennisesaadet. Mõistad sa, ta lasi sinu üle, et teha tennisesaadet. Kas sa, Roland Poov, oled sa väga solvunud? Väga solvunud. Mis me siis võtame siis saate kokku, laseme matšpalli ka teha. Ma võin tennisest ka siit edasi rääkida. Sa oled edasi, okei. Kurat, ma ei tea midagi tennisest. Ei ole, ei käi mängimas, no vahi. Homme siis peamine on see, et Tänak püsiks esimese või teisene, et nii kaua kuni see on põnev, on ju. Et see tootjate arvestus on küll põnev, olgem ausad, see on selline asendusaine kergelt. Ütleme jah, et tänaseid numbreid vaadates, siis see on pigem selline tore asi, mida jälgida, aga liiga palju võib-olla siin hetkel juhtumas ei ole. No loodame, et pühapäev toob mingisugust muutust sinna mängu sisse. Ja loomulikult Chris Ingram siis esikolme, et see on peamine millele. No teeme ära. Okei, see oli seekordne 6. käik ja kuuleme taas homme. Kuulmiseni. 6. käik.